Head vallavolikogu liikmed ja istungikülalised, teie ees on Saula detailplaneeringu algatamise eelnõu. Teen sellest väikese kokkuvõtte. Planeeringuala jääb 2009. aastal kehtestatud Koguduse ja Saula detailplaneeringu piiresse ning asub Rapla linna vahetus naabruses Uuskülas, Uusküla tee ääres Sõnajala tänavast lääne poole. Paremaks orienteerumiseks tähistasin siin slaidil Rapla linna piiri sinise joonega. Koguduse ja Saula detailplaneeringu ala piir on kaardil tähistatud jämedama punase joonega. Planeering on ellu viidud krundistamise osas ja asutud on ka hooneid ehitama. Näiteks Pauna tänav 2A krundile on kerkinud Espaki ladu ning Kasetuka tänava ääres käib üksikelamute ehitus. Kasetuka tänav on siis siin planeeringuala idaosas. Maaomanik on teinud vallale ettepaneku kehtiva detailplaneeringu osaliseks muutmiseks ja need muutmisvajadusega osad on kaardile märgitud. Siin on kehtiva detailplaneeringu põhijoonis, millelt on hästi näha planeeringu iseloom. Uusküla tee äärde ja Saula tee ümbrusse on kavandatud ärifunktsioon ja tootmine, mis moodustab 58% planeeringualast. See on siis lilla värviga tähistatud piirkond. 24% oli mõeldud elamutele ja 18% tänavate jaoks. Planeering peegeldab hästi 12 aasta eest valitsenud arusaama jõuliselt kasvavast Rapla linnast. Linna kasv ei ole paraku ootustele vastanud. Küll aga on Rapla kandist saanud ihaldatud elamise koht, kuhu häid krunte otsitakse tikutulega. Maaomaniku ettepaneku mõte ongi elamute osakaalu suurendamine. Kui Saula tee 7, Sõnajala tänav 2A ja Uusküla tee 2, mis on praegu tootmismaad, kavandada elamutele, saab 46% planeeringualast elamisfunktsiooni. Juurdepääsuks tuleb ette näha ka tänavate pikendusi ja muudetav ala on seega veidi suurem. Siin slaidil on punase kriipsjoonega see muudetav ala tähistatud. Planeerimisseaduse paragrahvi 140 lõige 7 kohaselt on detailplaneeringu muutmiseks vajalik koostada uus detailplaneering. Edasi ruumilise planeerimise üks olulisi küsimusi, kuidas selline mõte haakub üldplaneeringuga. 2011. aastal kehtestatud Rapla valla üldplaneeringu kaardil on piirkonna juhtotstarbed kujutatud nagu 2009. aastal kehtestatud Koguduse ja Saula detailplaneeringuski. Ehk siis Saula tee 7, Sõnajala tänav 2A ja Uusküla tee 2 on üldplaneeringu kohaselt kavandatud tootmismaadeks. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt peab üldplaneeringuga määratud juhtotstarve moodustama vähemalt 75% planeeritavast alast. Antud juhul tuleb detailplaneeringu muutmisega üldplaneeringu juhtotstarbest erinev sihtotstarve 20% planeeringu alast, mis on veidi vähem kui üldplaneeringuga lubatud. Järelikult võiks olukorda käsitleda kui üldplaneeringu raamesse jäävat. Algatamisettepaneku kohaselt kavandatakse Uusküla tee 2 krundile ridaelamu, Sõnajala tänav 2A krundile paarismaja ning Saula tee 7 krunt jagatakse selliselt, et sinna mahub 3 üksikelamut. Teen ettepaneku algatada Koguduse ja Saula detailplaneeringu osaliseks muutmiseks Saula detailplaneering üldplaneeringut järgivana.